Nii, tere! Teine osa video, kus ma tahaksin rääkida vaimude kodust, sellest, kuhu me lähme ja mis on siis tegelik reaalsus, lähtudes sellest, et see siin, see planeet on õppekeskus, kuhu vaimud kehastuvad, tulevad mingitesse rollidesse. Igaühel on oma eesmärk, miks nad siia tulevad, aga siin me kõik etendame kedagi, aga tegelikult oleme me vaimud. Ja kus me siis tegelikult igavesest ajast igavesti elame. Ja nagu esimeses osas ütlesin, siis ei räägi ma mitte oma arvamust ega mida mina mõtlen sellest kõigest, vaid aluseks on Michael Newtoni raamat Hinge saatus ja tal on ka esimene osa Hingerännak, kus siis tema hüpnoterapeudina lindistas ja pani raamatusse oma klientide hüpnoosis üliteadvuses saadud info. Ehk siis ta viis kliendi üliteadvuse seisundis mitte eelmistesse eludesse, vaid eludevahelisse seisundisse. Ehk sinna, kus on vaimud enne seda, kui nad lähetatakse või nad iseennast lähetavad kuskile planeedile kehastuma. Ja selles raamatus on nii põhjalikult kõik ära toodud, et see on lihtsalt hämmastav. Ja see info, seda infot ma tahangi teile vahendada, sest paljud teist lihtsalt ei saa seda raamatut enam kuskilt, pole aega lugeda ja uurida seda teemat. Ja see on lihtsalt, see on nii imeline, et kõik peaksid teadma ikkagi, kust me tuleme ja kuhu me tagasi lähme. Ja püüan hästi lühidalt ja inimkeeles rääkida, et meie sõnavara on piiratud ja nii ka need kliendid, kui nad on vaimu üliteadvuse seisundis, vaimu seisundis, räägivad, ütlevad, et kõik ei saagi edasi anda. Kõik ei saa inimkeelde panna, mis on seal teisel pool ja see on ka loomulik, sest me oleme siin füüsilises maailmas, meil on siin oma füüsilise maailma keeled, sõnad, millega me väljendame ennast, paneme asjadele nimed. Ja me peamegi aru saama, et kõik, mis nemad räägivad vaimumaailmast, ongi piiratud, aga ikkagi on see piisav, et tekiks mingisugune ettekujutus. Ja selles raamatus siis esimene asi, mida osad kliendid üliteadvuse seisundis olid võimelised oma mälus taastama või nägema, oli see, et hinged sünnivad sädemetena nende sõnul hiigel suurest, see on lõpmatust, mõõtmatust, oranž, sinakas, kumab energia nagu pulbitsev olek ja selle silmapiiril nad nägid violetset kuma ja see pulbitsev energia, sealt lendavad välja väikesed sädemed. Kõik ei lenda välja, et neist saaksid uued vaimud, vaid vajuvad sinna tagasi, et võib-olla järgmine kord välja lennata tervik energiapallina, kellest saab vaim, olend. Ja nad võetakse vastu imelises armastuses, selleks on oma nii-öelda lapsehoidja vaimud, kes on selleks spetsialiseerunud ja neid seal hoitakse nii kaua, kuni nad on valmis minema edasi oma arengus
kus nendest moodustatakse sarnaste energiamustritega hingegrupid. Ühes hingegrupis võib olla 10 väikest hinge, võib-olla rohkem, võib-olla vähem. Ja niimoodi siis saame me alguse. Ja see mõõtmatu igavik on erinevate tasanditega ja nii palju kui vaimud infot andsid, on seal vaimudel erinevad tasandid ehk on hästi kõrgel arengutasandil vaimud, siis on keskmised, mida on ka mõõtmatult, ja siis on algajad ja neil on ka erinevad värvid. Ehk vaimude maailmas on ka värvid, see on värviline koht. Ja kõige nooremad kes on alles sealt energiamerest, armastuse allika merest välja lennanud, on valged, puhtad. Ja nemad alles hakkavad läbi oma arengu värve koguma. Et igast värvist saab iga vaimu energias lugeda, mis arengutasandil ta on ja mida ta on teinud selleks, et areneda. Ja kõikidel on vaba tahe ja kellelgi ei sunnita seal midagi peale. Ning kui need vaimud oma grupis, neile näidatakse erinevaid planeete, kuhu nad võiks tulevikus hakata kehastuma, siis kedagi ei sunnita. Ei ole sellist asja, et sa pead minema. Aga üldiselt, kui kõik teised tahavad minna ja kogeda elu füüsilistes realmides, siis keegi ei taha jääda maha või niimoodi, et teised lähevad ja kogevad ja arenevad ja siis tema jääb maha ja üksi seal. Päris üksi ei ole, aga selles mõttes, et neil on sihuke, eriti alguses kambatunne, et teeme kõike koos. Et see on sihuke vahva. Ja kindlasti vaimud ei ole seal nende sõnade järgi ei hõlju lihtsalt niisama ringi, et seal on nagu metsikult igav mingi kandlemuusika. Ei, seal on selline aktiivne tegevus, seal on miljoneid, triljoneid vaime, erinevad tasandid, et seal ei hakka kunagi igav. Ja kõike seda raamib armastus. See on igavese armastuse keskkond. See on sama tunne, kui sa lähed loodusesse ja sa tunned värsket õhku, igal pool on värske õhk, see on loomulik. Nii on ka taevas või vaimude maailmas on see armastuse energia on nagu õhk, nende õhk. See on seal kogu aeg, see on neile väga loomulik. See ei ole mingi tunne, nagu inimesed tunnevad. See on olek, see on energia ja see on vägi. Ja nagu ma eelmises videos ütlesin, seal ei ole etteheiteid, viha, kurbust, karistust. See on aktsepteerimise, armastuse, toetamise keskkond. Nii et me tuleme imelisest kohast ja me läheme imelisse kohta, nii et midagi kartma ei pea. Ning mida ma võiks veel rääkida siin selle raamatu järgi, et ma niisama siin ei räägiks ümmargust juttu, et võib-olla võtame selle sisu korra abiks. Siis ongi niimoodi, et hingedel on oma arenguplaanid. Seal on väga kõrgel tasandil meistervaimud ja siis on keskmise tasandi vaimud ja need kõige nooremad, nemad võetakse siis ja neid hakatakse õpetama, näitama neile, kuhu nad sündisid, seda vaimude maailma, erinevaid ruume, dimensioone seal ja määratakse ka ära, kuhu keegi kuulub. Näiteks meie kuulume planeetidel kehastuvate vaimude hulka, aga on neid, kes kunagi ei kehastu ja kes jäävadki vaimuilma tegutsema ning vajadusel abistavad
et ise areneda neid, kes kehastuvad, ehk on siis nende nii-öelda inglid, teejuhid, nõuandjad, võib-olla kanaldavad infot ja siis on ka sellised nagu primitiivsemad, kelle energiat kasutatakse erinevatel planeetidel loomade hingedena, taimedes ja võib-olla ka millekski muuks. Ja nii on siis noortega, et vanemad hakkavad neid koolitama ja nad on kirjeldanud neid nagu klassiruumidena, kuigi see ei ole nagu mainekool, kus on range õpetaja klassi ees ja sa pead tuupima ja õppima ja saad hindeid. Pigem on see selline, et vanemad vaimud tulevad ja jagavad oma kogemusi, jagavad oma tarkust, eriti seda, mida nad on saanud erinevate kehastumiste kaudu erinevatelt planeetidelt ja valmistavad noori ette ise kehastuma ja ise seda kõike kogema. Ja neid nii-öelda õpetajaid on erinevaid ja üks kirjeldus oli ka see, et tuldi ka sellisest realmist, kus kehastutakse ainult vaimsetes maailmades, kus ei pea omama füüsilist keha. Ja siis ka see on üks võimalus, üks valik. Ja alustavad need lapsed siis lihtsamatel planeetidel, kus on võib-olla ainult loodus, võib-olla mõni loomake ja nad siis kas lihtsalt on seal nii-öelda ekskursioonil või siis on seal juba mõni primitiivsem keha, millesse mõneks ajaks kehastuda ja proovida seda kehas olemise tunnet. Siis need meistervaimud üldiselt on nii-öelda omaette, et nad väga noorematega läbi ei käi, mitte sellepärast, et neil ei kõlba või et nad arvavad, et nad on paremad, vaid sellepärast, et nad on siuksel arengutasandil, kus neil on oma keskkond, mida nooremad ei saa veel külastada, kuna nad ei ole nii arenenud, nad ei suuda oma energiaid kohastada kõrgema tasandi energiatega. Nad peavad selleks ikkagi õppima veel ja arenema, aga vaimsed iidsed meistrid, arenenumad vaimud tulevad ise nende juurde, kui on vaja midagi öelda ja kõik käib armastuses. Ja taevas või seal vaimses maailmas lisaks õpingutele on ka niisama sõpruskonnad ja üllatus, aga tõesti nad ka lõbutsevad seal, mängivad. Vaimses realmis on imeline muusika, seda räägivad ka need, kes on kogenud nii-öelda ajutist surma ehk surmalähedast kogemust, et taevas on kuuldud imelisi helisid, mida ei suuda siin isegi taastada, nagu ümiseda. Et see on midagi, mida ma siin ei suuda sõnadesse panna ja nad tegelevad seal muusikaga. Niisugused nagu laulutaolised energia helid, et seal loomulikult pole häälepaelasid, seda on kirjeldatud, et seal saab ka omamoodi musikaalsust arendada, siis seal saab spetsialiseeruda, näiteks olla kas või Akasha raamatukogus aidata noori leida nende erinevate elude nii-öelda lindistused, salvestused, võivad olla kasvatajad, kes võtavad uusi vastu, võivad olla näiteks õpetajad, teejuhid, et seal pidi olema, nii nagu igavik on igavene, siis on seal ka miljon tegevust ja miljon võimalust spetsialiseeruda, aga üks, mis väga põnev oli erinevate planeetide õppekeskkondade meistrid ehk need vaimud, kes hakkavad looma teistele universume, kuhu luuakse galaktikad ja planeedid
ja seal on erinevad meeskonnad, kes tegelevad, siis ühed tegelevad planeedi algainetega, siis ühed tegelevad magnetvõred, päikesesüsteem, kuidas paigutada planeedid, siis loodus, eraldi kivimid, kõik selline keemia, et kuidas üles ehitada. Noh, ma ei oska sellest nii spetsiifiliselt rääkida, igaüks on oma ala meister lõpuks. Siis kehad, mis seal kehastuvad ja mis arengutasandil nad võiks seal olla, et missuguseid õppetükke hakkavad vaimud seal õppima, missuguseid kogemusi saame, seda kõik võime me ise spetsialiseeruda, teha teiste jaoks planeete reaalselt. See on siin kirjas, nad kirjeldavad, kuidas nad, Michael Newtoni raamatus, kuidas nad õpivad looma planeete, loodust, loomi, inimesi, ükskõik milliseid kehasid, kogu universumid, kõik neid universume on mustmiljon. Kõik on loodud meiesuguste läbi, aga juba kõrgema tasandi, kellel on oskus seda teha. Universumid, ka meie oma, on õppekeskus, see ei ole vaimumaailm. See on loodud õppekeskus, kus isegi need maavälised on meiesugused vaimud, kes kehastuvad mõnel planeedil või siis lendavad oma laevadega ringi. See kõik on õppekeskus, me kõik õpime, ka nemad, me kõik kogeme siin. Kohe, kui meil aeg saab täis, eluleping on lõppenud, nii meie kui teised maavälised lahkume siit õppekeskusest, universumist, tähesüsteemist, oma vaimuilma, oma koju, kus meid siis, nagu ma eelmises osas rääkisin, vastu võetakse ülima rõõmuga ja killuke meie kõrgemast minast, mis jääb alati sinna, ootab meid jälle tagasi, me ühineme temaga tervikuks ja siis taastub täielikult ka meie igavene mälu ja siis tuleb vaimul energiasse kogemuse värvid juurde, et kas ta omandas mingeid kogemusi ja nad on isegi nimetanud neid nii-öelda paguniteks, kui oli väga raske elu. Siis on näha nagu pagun või mingi energia selline autasu või tähis, et sa oled teinud läbi kuskil raskel planeedil mingi suurte väljakutsetega elu ja sa oled saanud oma energiasse selle tähise ja sa oled saanud nagu võimsamaks, targemaks, imelisemaks, kes võib edasi minna, midagi paremat tegema, midagi uut kogema, sest me keegi ei jää planeet Maale igaveseks kehastuma, vaid meie areng on igavene ja me võime minna edasi kõrgemate dimensioonidega planeetidele või siis teha neid juba ise teistele. Ja mida ma veel ütlengi, et see on tõesti, see on imeline armastus. Ma ei ole väga selline, et ma tahaksin rääkida enda kogemusest, sest siis muutub asi juba siukseks suhteliseks. Aga ikkagi, mis resoneerus? Mulle väga meeldis siin Michael Newton raamatus oli minu üks unenägu, kus ma kohtusin ühe vaimuolendiga, mind tõmmati sinna vaimumaailma korraks ja see oli nagu valgus ja kas oli siuke armastus ja täpselt nagu nad kirjeldavad, et see oli nii võimas energia ja see valgusolend oli nii võimas, nii imeline, et hakkas enda poole tõmbama nagu magnet. Siuke rõõm tekkis, et olekski tahtnud sinna jääda, aga mulle öeldi, et minu aeg ei ole veel saabunud, aga lihtsalt, et näed, me näitasime sulle ära, see on sinu kodu, siit sa läksid ja siia sa tuled tagasi, ära muretse. Meie jälgime sind, sa saad siia tagasi ja siis ma olin kehas jälle tagasi ja mitu päeva või isegi nädalaid läks, et sellest toibuda. Ja isegi praegu see toetab mind, see tunne, see teadmine,
sellest igavesest armastuse väest ja sellest, et me ei sure, vaid meil on seal kodu. Ja Michael Newtoni kliendid üliteadvuse seisundis kirjeldavad kõik täpselt sama tunnet, aga rohkem, sest nemad kirjeldavad juba sügavamat seisundit, ehk et siis, kui nad olid juba lahkunud siit maailmast ja seal lõplikult. Ja mis seal veel põnevat on see, et kui me sinna tagasi lähme, siis teejuhiga koos arutatakse seda möödunud elu, et mis läks nihu, mis läks hästi, mida võiks järgmises elus paremini teha. Ja siis hingegrupiga ühinetakse, on võimalus puhata, maa aastate järgi võib 50-100 aastat, kuidas keegi tahab, ja siis uuesti siia tagasi kehastuda. Ja siis on ka olemas nii-öelda kogenumad vaimud, kes on ka kehastunud, ehk neid nimetatakse siin raamatus vanemate nõukogu. Ehk siis, kui keegi räägib, et meil tuleb kohus peale surma, siis tegelikult see ei ole mitte sihuke kohus, kus sa värised ja kus kaalutakse, kas sa üldse kõlbad taevasse või peaksid põrgusse minema, siis vaimud kinnitavad, et põrgut ei ole seal. Seda ei ole lihtsalt. Armastus on seal. Aga vanemate nõukogu ette minek on selline, et sa lähed nagu aru andma oma isale, kes sind meeletult armastab, aga seal on neid mitu üldiselt sootud valgusolendid ja nad nii-öelda aitavad seda vaimu, seda, kes alles kehastus ja nüüd tagasi tuli, meenutada häid ja halbu aegasid, mis tal seal maa peal oli, ja näitavad ka eesmärke, mis oli püstitatud ja kas ta saavutas või ei saavutanud, ja siis nii-öelda otsus või hinnang, aga see on armastuse hinnang, see ei ole sihuke nagu siin maa peal on hinnangud, vaid pigem sihuke abistav, et sa peaksid uuesti proovima sellist elu, näiteks karma mõttes, kui oli kellegagi midagi seal riiud, tülid, võib-olla tehti haiget, vägivalda, ja taas heastama, hüvitama selle järgmises elus. Või siis, kui oli imeline hea elu, siis saab kiituse, autasu, rõõmu ja julgustuse minna edasi, võtta järgmised elud juba järgmise arengutasandiga. Ja siis vanemate nõukogu nii-öelda toetab ka järgmist kehastusplaani tegemist, ehk nad aitavad valida uue elu. Ja mida noorem on hing, seda rohkem nad küll soovitavad, ehk et surmalähedastes kogemustes on ka olnud nooremaid hingi, kes ütlevad, et enne kui ma siia ellu tulin, siis ma suurt ei teadnud ikkagi, kuhu ma tulen, et mulle lihtsalt soovitati, et mine proovi seda, teist ja kolmandat. Ja ma ei teadnud veel, kuhu ma hüppan, et ma lihtsalt haarasin mingi elu koos oma sõpradega ja tulin siia ja võib-olla oli kas hea või halb üllatus. Et nad lihtsalt julgustavad meid kehastuma alguses, proovima, aga kui on juba arenenum hing, kes on juba mitmeid tuhandeid aastaid kehastunud näiteks ka siin planeedil, siis nad juba lähevad konkreetsemaks ja juba ütlevad, et näed, selles eelmistes eludes olid sa näiteks naine, kogu aeg oled olnud, nüüd sa võiksid proovida mehe keha, või siis võiksid juba hakata spetsialiseeruma ehk tegelema järgmises elus sügavamalt tervendamisega, vaimsete õpetustega, teiste abistamisega, olema ise juba meister ka nii-öelda kehastununa, et julgustatakse ja siis näidatakse, seal on ka selline ruum nagu saatuse sõõr, millest võib tegelikult ka pikemalt rääkida mõnes teises videos. Ja seal nad näitavad näiteks siin planeedil saada olevaid
ihusid ehk et veel sündimata potentsiaalseid imikuid, riigid, kultuurid, vanemad ja tihti seda otsustatakse koos hingegrupiga ehk minnakse koos, aga mõnikord ka hing läkitatakse üksi kuskile proovima ja nad toetavad ja nad näevad ka hingepotentsiaali, et millist elu on mõttekas võtta ja millist ei ole, et ei raisataks ka elusid ehk et vaimumaailmas on kord ja tarkus, imeline tarkus, nad näevad sind läbi ja mitte midagi ei tehta lihtsalt niisama aja raiskamiseks, vaid kõik on ülimas tarkuses planeeritud, kõik on ülimas tarkuses koordineeritud ja soovitatakse ülimas tarkuses sellele hingele kõige vajalikumat ja kõige sobivamat elu, eriti need, kes on juba kesktaseme hinged, kes ei pea enam katsetama ja proovima. Nii et nad alati julgustavad ja alati on selline toetus, et sa suudad ja mine tee, et võib-olla seekord kindlasti läheb paremini. Ja siis hing valibki elu ja tuleb siia tagasi. Nii et vaimumaailm on selline imeline tore koht, kus me mitte ainult ei õpi, meil on seal rõõm, meil on meelelahutus ja me saame ka seal reisida, ehk et seal on nii palju erinevaid dimensioone ja arenenumad vaimud siis nende jutu järgi õpivad oma energiaid kohandama erinevate dimensioonidega ka vaimumaailmas, ehk et sa saad minna erinevatesse paikadesse erinevate arengutasemega vaime külastama. Ja siis sa nagu reisid või sulle antakse võimalus reisida erinevatele õppekeskuste planeetidele ehk külastada teisi universume, lihtsalt kehatuna, käia ringi, vaadata, võib-olla saada ka mingeid muljeid, mõtet, et võib-olla on see koht, kuhu järgmiseks kehastuda näiteks. Ja muideks vaimud käivad ka siin väga palju nii-öelda külas nähtamatutena, et nad ei pruugi kehastuda, aga nad tulevad siia lihtsalt vaatama, kuidas siin elu on arenenud, kas lähedased, kuidas neil läheb ja kui nad oskavad, kui nad suudavad, saavad nad ka natuke aidata, kuigi ei tohi segada vahele. Igaühel on siin oma elu, oma õppetükk. Ja me ise oleme tahtnud siia tulles ise hakkama saada. Abi on küll vajalik mõnikord, aga nad ei tohi sekkuda niimoodi, et nad teevad meie eest ära asju. Et me mõnikord mõtleme, et miks ei tulnud kaitsehingel mulle appi või talle appi või miks alati ei aidata, kui me palvetame või palume. See on sellepärast, et see on õppekeskus ja see on sama hea, kui oled eksamil ja siis palud mõnda vanema klassi õpilast, et ole hea, palun, see on nii raske, et tule tee minu eest ära ja siis ta teeb ära selle ja siis meie ei ole arenenud. Et me ei saanud nagu midagi. Et me ise tahame tegelikult siin hambade Eestis oma väljakutsed läbi teha ja nendest õppida, saada oma need autasud. Aga nad tulevad appi siis, kui on kokku lepitud näiteks, et sellel eluetapil ma vajan äkki mingit müksu, et astuda õigele ajaliinile. Unes tulevad nad tihti, ka me ise käime kehastuvatel sõpradel unes külas ja püüame neile anda vihjeid unenägude kaudu. Ja siis tuleme me vastu kehast kohe lahkuvatele tuttavatele sõpradele samuti, sest nad alguses on täielikus mäluaugus. Enamus ei uuri ju, mis peale surma saab, nad on nii hämmingus, nad ei saa midagi aru ja see on nii tore, kui me ulatame neile käe ja tuleme vastu ja kallistame, ütleme tere tulemast reaalsusesse. Et see kõik muu oli siin illusioon või siis niisugune nagu õpingu koht, et aga nüüd sa tulid reaalsuses koju tagasi, et me aitame. Ja
ja niimoodi ongi, et ärge kartke, see on igavene armastuse koht, meid oodatakse seal, me areneme seal, meil on seal erinevad tegevused, me ei hõlju seal pilve peal lihtsalt igavledes, vaid seal on metsik megategevuste maailm. Ja seal on sõbrad, nii et kui te olete siin maailmas üksi, teil ei ole eriti sõpru, lähedasi, tunnete, et keegi ei armasta, siis näiteks surmalähedaste kogemustes nii paljud ütlevad, et vau, mul on nii palju sõpru, tuli mulle vastu, tuli mind tervitama, kallistama ja kuigi ma pidin tulema tagasi siia, siis mul jääb alati meelde, et ma ei ole üksi, et meil on seal sõbrad. Ja seal taastub väga kiiresti meie mälu, nii et ei pea kartma, et me jäämegi segadusse, vaid üldiselt kohe, kui me nii-öelda inimajust välja saame vaimuolekusse, siis üsna pea me kohaneme, meil kõik taastub, me oleme imeliselt targad, me mäletame kõiki oma eelmiseid elusid, kõike, mis me seal vaimumaailmas oleme teinud ja kuhu me kuulume, nii et ja see kõik on, vaimud ise tunnistavad, sajad ja sajad ja sajad üliteadvuse seisundis räägivad sellest, surmalähedaste kogemuste tunnistused on täpselt samad, kuigi nad ei jää sinna, nad peavad veel tagasi tulema. On juba piisav info neil, mida meile edastada, et kõik kestab edasi ja see on imeline. See ei ole mingi mõttetu hõljumine, mingi lihtsalt lahustumine suures energias isikupäratuks energiamulliks, vaid me jääme isiksusteks. Meil on oma arvamus, meil on oma rõõmud, meil on oma vaimu iseloom ja oma vaimu arenguplaan, spetsialiseerumine ja meist saavad kõigist ükskord meistrid, tumelilla värvusega meistrid. Alguses oleme valged, siis hakkame juba värvi omandama, oleme kollakad, oranžid, siis rohekad, siis juba tuleb sinist ja lõpus kõige suuremad, kõrgemad meistrid on violetse värviga. Nii et ma loodan, et ma sain selle lühikese videoga valgustada vaimude kodu teile ja kuni järgmise osani. Head aega!